Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 120. osa. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame tänagi Pärnu huubis. Külas on naisterahvas, kellega elutee viis meid kokku nõnda, et meie lapsed käisid samas rühmas lasteaias. Ja sealt siis juba kuidagi jõudsime selleni, et Karmen käis meil pildistamas ja nüüd on ikka nii, et aeg-ajalt kui kokku saame, siis paar sõna jutustame. Niimoodi mikrofonide vahendusel täitsi esimest korda. Tere tulemast, Karmen Kärg. Tere, Regina. Mis tunne on mikrofoni taga niimoodi olla mul? Ta on nii lähedal, mingi distants võiks, mingi viisakus võiks olla. Ta kuidagi, ise ei lähe ju nii nina alla inimesel, on ju? Jaa, no õnneks on ta nagu selles mõttes nagu viisakas, et ta tuli küll väga lähedale, aga rohkem ta ilmselt ise lähemale ei tule, kui sa nüüd nagu ise ei hakka nagu liginema nii öelda. Aga alustame fotograafiast, kuna see on see peamine viis, mille kaudu inimesed siin tänasel päeval teavad, kes nagu paremini ja isiklikult ei tunne, eks ju. Mismoodi sina leidsid tee fotograafiani? No kui lähiminevikust rääkida, siis töötasin kunagi ühes firmas tükk aega sekretärina. Ja seal oli üks hästi tore inimene, kes tegi tuttavaks mind selle asjaga. Ta nimi on Allan. Ta on vahva purjetaja. Ja siis kuidagi jõudsin sinnamaani, et ostsin omale esimese kaamera. See oli T90, kui ma ei eksi. Ja see aeg ma tegin hästi palju käsitööd ka. Ma tegin ehteid hästi palju. Võib-olla selle järgi teavad mind ka mõned. Mis aparaat see esimene oli uuesti? Nikon T90. Kui keegi ütleb mulle T90, siis ma mõtlen, et mis relv see nüüd oli? Kui palju erinevaid kaameraid sul üldse olnud on ajas, kui sa niimoodi kiirelt peast läbi käid? T90, T700. Issand jumal, ei tea. Ei mäletagi neid Nikoneid 2. Ma arvan, kokku on praegu 7, praegu on 2 käes. Okay. Et jah, ma arvan, et 7 kaamerat on olnud. Kas läbi aja on nende see võimekus kuidagi nagu kasvanud või? Jaa, on ikka. Ma ei ole väga kõva tehnika inimene, et vahepeal keegi küsib, et mu laps tahab kaamerat osta, et mida sa soovitad? Ja siis ta saab pahaseks, kui ma ütlen, et tegelikult poemüüja teeb seda palju paremini kui mina. Ma olen selline emotsiooni inimene, ma ei ole tehnika inimene. Ma olen lihtsalt mõned asjad omale selgeks teinud, et kuidas teha pilti. Et mis peab säri olema ja iso ja et see on, aga ma ei oska väga seletada kellelegi kaameratest midagi. Sõna säri ja sõna iso juba lõid mu peal ühisesse. Mis need tähendavad? et valgustundlikkus ja kiirus ja siis ava, et kas tahad äguse taustaga pilti või teravat pilti või kõik sellised asjad, et see tavaline see fotograafia ABC. No muidugi tavaline, sa räägid nagu ma oleksin see fotograaf on ju, ma ei valda seda keelt nii hästi, nii et kui ma küsin, siis palun täpsustust lihtsalt. Selle aja jooksul, kui mitu aastat see siis on, kui sa oled nagu ninapidi sees olnud fotograafias? No ettevõtja, ma ei tea nüüd, mis Google näitab see, kui ChatGPTisse panna, äkki on 13 aastat kindlasti, aga enne seda juba paar aastat. Lihtsalt ettevõtetele ei saa muidu tööd teha, kui ei tee AO ja U-arveid. Nii et jah, 13 aastat ma arvan on ettevõtlus. Ja selle aja sees sa oled, ma kujutan ette, väga palju pildistanud erinevaid sündmusi, hetki, momente, et mis sulle endale rohkem nagu hingelähedane on, mida pildistada? Iga selline, emotsiooni püüda, kui ma kuskil üritusel olen, et jälgida inimesi, vaadata. Hästi raske on tööd teha, kui öeldakse, et ma ei ole ilus ja on see külg ilusam, too külg ilusam. No jah, niimoodi on, aga üritused on hästi toredad. Kuigi mingi aeg hästi palju pulmi pildistatud, aga üritused hästi meeldivad. Seal on see kulgemine nagu vaba. Mingid asjad on, mis sa pead kindlasti ära tegema kuskil, need on äkki
kuskil projektis sees, et need on vaja teha, aga muidu ikka on võimalus, et jälgid, vaatad, kuidas inimesed toimetavad, mida teevad. Kui lihtne on neid hetki tabada, et kas see hetk on sul juba teada sellel hetkel, kui sa klõpsu teed või siis, kui sa pärast pilti vaatad ja mõtled, okei. Tead, kui sa inimest vaatad, ega inimese käitumine on minu meelest suht ette aimatav. Noh, sa lihtsalt võtad natukene aega ja jälgid. Aga kui sa lähed nagu pliu, ma nüüd klõpsin siin 100 klõpsu ühe koha peal, aga tegelikult sa jälgid ju natukene inimest, isegi juba see paar minutit on aeg, mil sa saad midagi tema kohta teada, kuidas ta toimetab ja mis ta teeb seal. Ja kui võtta nüüd näiteks pulmad on ja selline sündmus, mis peab nagu väga hästi nagu välja kantud olema on ju ja ka pildid, issand, see on ju see kõige parem hetk sellest, mis tulevikus vaadatakse, eks ju. Keegi ei mäleta pidu enam, kõik tahavad neid pilte vaadata. Et kui suurt vastutust sa seal nagu tunned? No kui ausul, ega see vastutus on igal pool ühtmoodi suur, sest jah, igal pool on. Ja isegi mitte ainult see, et sa need pildid ära teed, tegelikult sa ju hoiad ka neid pilte mingi aeg alles. Mul on ikka, ma arvan ikka väga mitu olukorda olnud, kus kirjutatakse, et kellel põles arvuti maha, kes kaotas kõik ära ja tal ei ole enam neid pilte. Et sellist olukorda on väga palju tulnud, mis on iseenesest muidugi kurb, aga mingi ajani ma ikkagi hoian pilte alles. Et see on samamoodi nagu vastutus, et see käib selle tööga kaasa, vaata. Et ja siis on veel sellised olukorrad, ka see on ka jälle hästi kurb, aga öeldakse, et mul ei ole, sest inimesest ühtegi pilti, seda inimest enam ei ole, aga ma tean, et sa pildistasid, et siis tuleb ka kuskilt otsida. Issand, see on ikka väga selline. Jaa, seda on ka paar korda olnud. Ühed pulmad olid hästi toredad pulmad minust Saaremaal. Kõik oli väga kena, tore, ma nii mäletan ka seda inimest, ta ka klõpsis kuskil võsas oma kaameraga. Siin humoorikas natuke ja ta oli veel pere ja minust väikeste lastega. Ja siis mingi hetk seda inimest enam ei olnud. Ja siis taheti pilti temast saada. Ma kujutan ette, et sellised hetked nagu ju käivad ka enda seest väga emotsionaalselt läbi nii-öelda, et sa oled ka pigem tundlik inimene, nagu mõtled seda heas mõttes. No mina on selline, et vahel kaamerad taga, kui mul kaamera on silme ees, siis ikka need pisarad ikka tilguvad seal küll. Seda on eriti olnud, jälle tuleb üks hästi vahva see, kas kuldpulmist oli mees oma smokingiga ja naisel oli roheline kleit ja punased küüned ja suitsetas, lasi seal niimoodi. Nad olid nii ägedad koos ja kuidagi nägid, kuidas nad hoidsid teineteist ja siis ma mäletan, mul küll pisarad voolasid, et nii ilus oli vaadata. Et selline nagu ehe ja päris emotsioon on hästi kena. No sinu kirjelduse peale mul juba hakkavad pisarad jooksma, ma ei kujuta ette, mis tunne sul endal seal on. Jaa, see oli nii ilus, ma mäletan. Hästi kena. Aga kui sa lähed mingit sündmust pildistama, kui palju sa teed nagu eeltööd sündmuse enda kohta, kas üldse annab nagu teha ja kas üldse peab tegema või on olulisem see nagu hetk, mis sa seal tabad? Jah, väga huvitav, seda mult ennegi küsitud. Ma nagu panen omal paar päeva enne panen nagu nii öelda, kuidas ma ütlen, vaimu valmis. Aga ei, ma ei väga ei guugelda ega mingit eeltööd ei tee ega midagi. Ma lihtsalt lähen kohale ja ma lihtsalt olen kohal. Et just alles hiljuti oli üks ansambel, pidas oma 20. juubelit ja ainult kirja teel olin suhelnud, mina ei tea, kes nad olid või on, aga ma lihtsalt läksin, sest kirjas oli emotsioon hea, ma nägin, et kõik oli ilus ja kohale läksid, siis nagu ammu oleks juba tundnud inimest, et väga meeldiv ja tore oli. Et kõik oligi väga tore. Kui ütlesid, et sa paar päeva enne paned nagu vaimu valmis nii-öelda, kuidas see välja näeb või mis sa teed selleks või kuidas see sul nagu praktikas reaalselt on? No ma häälestan ennast kuidagi selle peale. No näiteks mõned üritused on hästi suured nagu ansalaat või midagi. Et muidugi kõik nüüd 1 miljon akut ja kõik need tuleb täis laadida ja kõik, kott on mul tegelikult alati seina ääres, et ma olen nagu see püstolreporter, et nii kui midagi on, siis mul on tegelikult kott on alati pakitud.
alati täisakudega. Aga ikka ma ei oskagi öelda, kuidagi ikka nagu mõtled selle töö peale natukene, et ilmselgelt ei saa enne rasket aiatööd teha, sest pärast on selg väga valus ja siis on üritusel raske olla. On sul seda kogemust? Ei no selg on niikuinii kogu aeg valus, aga siis tulebki enne üritus tuleb ennast lihtsalt säästa natukene ja võib-olla see ongi see ettevalmistus, et natukene säästad. Kui oluline see omavaheline kontakt on enne sündmust? Noh, kui teid välja, et siin oli ansambli sünnipäev on ju ja siis kui läksid kohal, olid nagu nad juba vanad sõbrad, eks ju. Et kui palju see juurde annab? Ütleme, see on jälle see koht, et kui sa inimesega kirjutad, siis tegelikult kirja teel näeb nagu, või kui sa helistad, need on need väiksed, need nüansid, aga siis sa õpid inimest kuidagi nagu midagi õpid temast. Et kui on nagu vestlus on viisakas, tekst algab suure tähega, kuskil on koma, kuskil on punkt, on ja mitte, et kuule, mis sa teed, on ja, noh. See ei ole nagu viisakas. Et jah, see suhtlus vahet ei ole, kas see on siis kirja teel või telefonitsi, et kui see on nagu juba korrektne ja viisakas, et siis on juba tore. Juba lihtsam öelda jaa. Jaa on küll, siis on juba lihtsam jaa öelda. Kui palju sul on tulnud öelda ei, et sa tunned, et nagu see energia lihtsalt ei klapi sinuga, ükskõik, mis sa nagu proovid endale söödavaks teha, aga no ei ole no. Jah. Ikka tuleb. Ikka tuleb, jah. Kui lihtne sul on öelda seda eid siis? Ei on kerge öelda, kui ma tean, et nii öelda, nagu sa ütlesid, energia ei klapigi inimesega, siis on tegelikult kerge ei öelda ja ega tema ei ole selles süüdi ja mina ka ennast süüdi ei tunnista. Lihtsalt nii on, et kindlasti leiab ta selle inimese, kellega on tal meeldiv koostöö. Ja see nii tohutult palju ju määrab ära selle lõpptulemuse, et kas see omavaheline klapp on juba nagu olemas või mitte. Jaa, kindlasti määrab. Aga mis sa teed nendega, kes nagu tulevad ja ütlevadki, et ma olen seda enne ka fotograafide suust kuulnud, see külg on mul parem. Et noh, see on nagu see koht, kus sa nagu tahaks võib-olla öelda, et igatepidi on ilus, tahaks ära kägistuda, eks ma kujutan ette küll, aga ikkagi sa ei saa seda niimoodi talle väljendada, on ju, et noh, et kuidas see siis talle nagu... Ei ole, mina keeran alati ikka, püüan nagu naljaks keerata. Ja tegelikult ütleme, ühte asja on küll mulle see töö näidanud, et ei ole koledat inimest. No ei ole, kui inimene ise lööb endale mingisuguse. Mis seal vahet on, mis on su keha mõõdud või kas need hambad on sul sirgendatud, valgendatud. Ei, see ei loe. Enne kõike jälle ma alati jõuan sinna, kui sa oled inimesena inimene ja tore, siis vahet seal on. Pane lihtsalt mugavad riided selga, mis ei pitsita, et sa saad istuda, astuda ja et see on nagu oluline, et minu jaoks määrab alati ära ikkagi elus kõik ikkagi iseloom, et kui suga on tore suhelda, siis ongi tore. Jaa, ma olen ka siin podcasti jaoks pildistanud inimesi ja ikka nagu tuleb seda, et oi, et ma ei näe hea välja või noh, ma ei tunne mugavalt ja nii edasi, siis mõtlen, et tegelikult on nagu nii kurb, mina näen teda hoopis teistmoodi, mina näen, et nii äge jutt oli just ja teeme selle pildi ka veel, on ju. Ja siis, kui ta ütleb, et issand, et nagu naeratus oli üldse ilus, on ju, siis ma mõtlen, kas me nagu räägime samast inimesest või mida mina näen või miks sa nagu ise teistmoodi näed aga samas ma saan aru, et see on ka see koht, kus mina ei saa mitte midagi teha. Sa ei saagi, ma arvan, et see hästi palju määrab ka see kuvand vaata, mis meile ette söödetakse, et kõik on modellid, kõik peavad saledad olema. Et peavad ikka või. Ma ikka hästi paljusid kuulan ja kuulen, et issa ma olen noor, ma olen nii sale, ma olen nii ilus. Vaatan ennast peeglist ja mõtlen, et ma pole kunagi sale olnud, et mul pole midagi taga nutta. Ma sündisin 60 kilosena, nagu mõelda armastan. Mul pole mitte midagi taga nutta. Jumala kerge on tegelikult olla. Issa, kui äge mõte see oli praegu nagu tõesti. No aga nii on. No, mida ma taga nutan, kui ma ei ole kunagi sale olnud, on ju? Kuidas te saate minult nõuda, et ma pean olema sale? Kui see ei ole nagu loomuomane. Selge see, et kui ma ise vahel nagu inimesi vaatan nagu selle pilguga, et ma nagu hindan neid või niimoodi. See on mingid kohad, kui sa oled tantsija, sa tegelikult ju presenteerid oma keha. Sa nagu müüdki oma keha on ju ja see on okei. Sa oled tantsija. Siis ma küll mõtlen, et sa võiksid natuke võib-olla rohkem vaeva näha, ilus olla. Et need on nagu mingid ainult siis. Aga muidu, mis see vahet seal on, milline
millised on su puusad või rinnad või keda suvitab, et see ei ole oluline. Just üks päev rääkisin ühe inimesega, kuidagi just tuli seesama kehakuvand nagu teemaks. Sellises valguses, et meil justkui ei julgeta ka kehast üleliia palju nagu rääkida. Et see on nagu mingi tabu, et täiesti okei on see, kui meil on televiisorid täis tapafilme ja selliseid nagu kohti, kus nagu, ma ei tea, näidatakse justkui mingit verd ja nii edasi on ju, aga siis, kui on näiteks kellegi rinda näha, siis on juba see, pöörame pilgud ära. Siis mõtleme, mis asja me lastele õpetame, et sõda on okei, aga inimese keha nagu ei ole okei. Nii veider lühislõi mul pähe siis. On küll, jah. Mul on ju 3 poissi ja oledki vahepeal seal ringrael või midagi, keegi umbes vahetab riidet või midagi. Vabandust, ma olen kõike näinud, mul on 3 poissi, et ei midagi uut siin päikese all. Jah, mul tundub, et nagu ei peaks üleliia tähtsustama selliseid asju, mis on tegelikult nii normaalsed. Jah, täpselt. Ja. Aga noh, ju me ühelt maalt jõuame selleni ka elanikkonnaga. Ei no ütleme, kui nagu võtad pildistama, tuleb inimene, vahet ei ole, mis ta siis need kehavormid on, siis püüad ikka selle parema nurga temast leida, aga see ei ole oluline, kas ta on nüüd sale või mitte nii sale, et see ei loe. Igal inimesel on need väga ilusad nurgad olemas, et mingil hetkel öeldakse, et naisel on soovitav teha ka aktifotosid just selleks, et näha, kui ilus ta tegelikult on. Sest et oma keha niimoodi nagu peegelpildis üleliia palju ikkagi ei vaadata. No nagu sa tõid välja, ei ole piisavalt suured rinnad või on tagumik liiga suur ja nii edasi on ju. No, kuidas sina selle mõttega nõustud või ei nõustu, et naisel võiks olla üks ilus seeria nii-öelda ka aktifotosid? Ja ikka võib olla, see on ju jumalast okei. See on ju nagu taies. Sa paned ta seina ja see on nagu, ongi ilus maal. Et ei, minu meelest on see väga okei. Ja minu arust on nagu see veel lahe, kui on tehtud fotograafi poolt, kelle töö ongi fotograafia, on ju, mitte nii mööda minnes klõpsutatud, vaid kes oskabki seda ilusat ilu nagu välja tuua. Ja siis, kui pärast seda pilti tagantjärele vaatad, mõtled, issand, tegelikult ma nagu, olen palju ilusam, kui ma arvasin, et ma olen, on ju. Et see võib tõsta väga palju seda enese hinnangut nii-öelda. Kindlasti. Vähemalt sel hetkel ma arvan, kui ta seal. Ütleme, kui ma inimest nagu sellises olukorras pildistan ja ma näengi, et ta ju ei ole võib-olla nii kindel või midagi, siis taest tahtma olen ma nagu natuke ka terapeut, et ütleme, minu töö või minu asi on süstida sellesse inimesse positiivsust, et ta tunneks ennast hästi ja mugavalt. No tegelikult kogu aeg vahet ei ole, kuidas ma inimest pildistan, et ei ole ju raske hästi öelda. See on ju tasuta, on ju. Mitte keegi, ma ei küsi kellegi käest raha, et öelda sulle paar head sõna, et sa näed ka muide täna väga hea välja. Sa näed tegelikult alati väga hea välja. Aitäh, Karmen. See tunne meil vastastikune, et iga kord, kui ma sind näed, siis ma mõtlen, et jumal, küll, kuidas saab üks inimene nii ägedalt särada kogu aeg. No see sisemine sära on ju, see tuli nagu, mis sees on. Siis mõtled, tegelikult see on nii äge. Ja see on ka äge, et sa julged seda nagu välja kanda, et mõnel inimesel on see tuli nagu sees olemas, aga ta nagu vaigistab, et äkki keegi mõtleb halvasti. Aga sinul on see sisemine tuli ja sa tood sellega välja, et nii ongi. Ja seda on hästi kihvt nagu jälgida. Et kas selline enesekindlus nagu sul on see ajaga kasvanud või on sul see sul nagu juba ammu olemas olnud? See on kindlasti ajaga kasvanud. Sest enne oma venna surma olin ma ikkagi hästi tagasihoidlik. Ja. No mina ei usu. Ja ma olin ikka tagasihoidlik. Ma ikka, elu oli nagu oli, et ega kurb olin kogu aeg ja ma olen ju laps, kes oli hästi palju haiglas ja et kurb oli olla kogu aeg, ma mäletan. Et, aga peale seda õnnetust, siis ma hakkasin tegelikult mõtlema, et mul on päriselt ainult üks elu ja üks võimalus. Et tuleb elada. Et tuleb hakkama saada. Et jah. Kui vana sa olid ja kunas see kogemus siis oli? Ma olin, ma arvan, äkki 21. Okei. Aga see ei pannud mind tegema mingeid hullusi, mida ma ümberringi näen, et narkootikumid ja läbu hommikust õhtuni ja see ei tähenda minu jaoks seda. Ja mitte YOLO selles mõttes, et you only live once sellises nagu hullus mõttes, vaid nagu teadlikus mõttes. Et... Jaa, teadlikus mõttes. Muide, ma olen käinud 9 kuud piiblikoolis. Piiblikoolis. Jaa, piiblikoolis.
ja sealt ma sain ka väga palju kaasa. Selles mõttes, et kuidas siis, millele oma elu rajada. Noh, eks see võttis kõik aega, aga vähemalt oli see teadmine olemas, et mida teha. Et ma võiks ju ka olla depressiivne ja õnnetu. Mul on elus, ma arvan, 100 põhjust olla õnnetu inimene. Aga noh, see ei anna mulle midagi, teistel on ka raske, kui mina kogu aeg õnnetu olen. Et ma olen valinud selle tee, et ma saaks teistele midagi pakkuda, kas või sõnaga tuge või natukenegi rõõmu või midagi. Tundub, et see on hästi selline julge otsus enda eest ise vastutada, enda heaolu eest. Et lihtsam on ju kiruda, siunata rasket lapsepõlve, eelmist partnerit, riiki, kohalikku omavalitsust, mida iganes. Aga võib-olla on see koht, kus nagu enda sees küsida, aga mida mina saan teha selleks, et mul hea oleks, on ju? No jälle, et eks me kõik oleme ise enda õnne sepad tegelikult. Mul oli hästi tore kasuisa muide. Ja mõtled neid ütlusi, tal ka raputasid varrukat ja neid ütlusi tuli. Jutt jookseb nagu 10 numbri niiten ja igasuguseid ütlusi asju tuli sealt. Et noh, see on tegelikult niimoodi, et see, et õnnelik olla, selleks ei ole sul mingit ühiskonda ega ümbrust ega asju vaja. Selleks peab nagu endaga ikkagi tööd tegema. Oma nii-öelda sisemise minaga. Või ma ei tea, mis need moodsad väljendid tänapäeval on. Ma ei ole nendega tegelenud. Aga pead lihtsalt endaga tööd tegema. Mind rahustab hästi käsitöö nokitsemine. Seda ma lapsest saati teinud, et mulle nagu pakub see kuidagi rahuldust, et võiks ju sporti ka teha, aga ma olen kuulnud, et see pidi nii kahjulik olema. Ma olen ka kuulnud tippsportlastelt, et see pidi päris ohtlik ka olema. Aga käsitöö, et mis sa siis teinud oled? Mingi aeg ma tegin ehteid hästi palju. See oli siin väga põnev tegemine. Lihtsalt ideed ja mõtted olid, tahtsid midagi teha. Luua, mulle on alati meeldinud midagi luua. No ma ei oskagi öelda, tahaks nagu midagi teha ja siis natukene teistele pakkuda. Et ehted olid hästi suur osa minu elust. Nendega ma olen ka igal pool näitusel käinud, need igasugused Mardi laadale vist ei ole jõudnud, muidu on kõik need laadad ikkagi läbi käidud. Ja nüüd ma siis õmblen vahel, sest poes on nii igavad asjad. Ma ei saa endale lubada olla nii igav. Aga riiete jaoks inspiratsiooni, kuidas see siis saad või tuleb lihtsalt mingi see lihtsalt tuleb, on ka hästi palju toredaid tegijaid ja internet ja samas on meil Eestis ka. Palun vabandust, prouad, mina teie nimesid kõiki ei mäleta, aga ma jälgin teid kuskil Facebookis ja on mõningaid sellised väga-väga ägedaid tegijaid. No, nemad on, ma olen aru saanud, õmblejad. Mina ei tahtnud õmbluskooli minna, sest see oli nii kaugel. Ma nagu kartsin, et jälle nii kaugele vaja minna ja ma käisin ju Tartust Pärnusse 6 aastat koolis. Miks? Sest ma olin igavene ädine inimene nagu sitaeda. Mul oli kogu aeg midagi viga. Kogu aeg oli midagi viga. Mis hetkes see siis oli, et enam ei olnud midagi viga? Kas see sama venna olukord või jõudsid selle hiljem? Ütleme, kui ma esimese lapse ära sünnitasin, siis kadusid mul nagu mingid sisemised hädad ära. Näiteks mingid kõrvetised, mis muidu olid nii valusad. Ja need naiste hädade valud, et ma olen ju tänaval mitu korda pikali olnud, on kiirabi ära viinud. Sest mul lihtsalt olid nii suured valud. Aga siis need kadusid ära. Ma räägin, et esimene laps oli minu jaoks nagu õnnistus. Tervendaja. Jaa, tervendaja, teised 2 on lihtsalt rõõmuks. et oli jah. No 3 poisi emana ma kujutan ette, et no, ja kuna 2 nendest vähemalt on ka ju motospordiga seotud, ma ei tea, sa oled nagu mega rahulik selle kohta, et mul tundub, et kui lapsed tegeleksid siukse spordialaga, siis ma oleksin nagu närvipundar vist. No eks ta ikka valus on seal vaadata, nüüdki oli, no kõik on ju tore, no natuke tunned, tead neid inimesi ja kui nendega midagi juhtub, see on paha. Et tegelikult on nad ju lihtsalt inimesed, on hästi mõistlikud ja toredad, vähemalt see tiim, kus mu lapsed on, ma arvan enam, nad on kõik seal toredad. Ja see nii kahju, kui midagi juhtub. Nüüd see kord juhtus, päris mitu õnnetust juhtus. Ka meie tiimi inimestel juhtus, et... Ja seda on nii nagu valus ju... On jah, see on paha, et... Aga nad ise on sellised, et sõrmed püsti.
juba varsti saan jälle minna. Et nad ise on hästi optimistlikud, sest nad armastavad seda. Yeah. See ongi see, et ma ju näen neid motosõitjaid ja pildistan seal raja ääres, siis mõni on nagu mina hetkel siin tugitooli sportlan on ja mõnel on just see, sa näed kiivri alt ka seda, kuidas ta sõidab, tal on see miski olemas ja et jah, inimesed on hästi erinevad. Isegi seal mootorratta seljas on nad niivõrd erinevad. Ma kujutan ette, et pildistada inimest, kellel on silmis mingi kirg, mis iganes valdkonna vastu, see võib päris eriline kogemus olla. Jaa, see on kuidagi innustav. Töö viib ju kokku nii erinevate ja eripalgeliste inimestega ja enamus on ju väga ägedad. Ja nii mõnedki neist ja on nagu kuidagi hästi inspireerivad, et ma arvan, need on ka just need inimesed, kes on nagu leidnud oma rahu ja nad oskavad midagi teha ja nad oskavad midagi pakkuda teistele inimestele. Et ennekõike ma mõtlen just nagu emotsionaalselt või vaimselt, et nendega on huvitav olla, huvitav rääkida. No vanemad inimesed, isegi kui nad midagi ei tee, nendega on nagu alati huvitav olla. Sest et sealt vanadusest ikkagi minu jaoks kumab seda tarkust nii palju läbi ja just seda jah, teadlikkust ja need on mulle lapsest saati meeldinud. Seda miskit. Ja vanad inimesed on mulle kogu aeg meeldinud. Mõni on muidugi sinne kuri, ma ei hakka nagu ühte sõna, mida ma kogu aeg kasutan nende kohta ütlema, aga mõni on nii kuri, ma mõtlen, et sa oled nii kaua ära elanud, miks sa nii kuri oled inimene? Võib-olla see ongi see, et ei ole osanud tulla õigel ajal toime nende emotsioonidega. Või kibestunud või mis iganes. Aga las ta siis olla, jumal küll. Jaa. Ei pea olema inimestega, kellega sulle ei sobi koos olla. Ja see ei tähenda, et see inimene halb on. Kuigi hetkel võib küll tunduda, et kurja küll, ma ütlen. Aga ei, tegelikult ei ole ju. Mulle hästi meeldib see mõte, mis minu nii hiljuti jõudis, et üks inimene võib olla korraga nii hea kui halb. Ja samas hetkes, sest et ühe jaoks ta ongi hea, teise jaoks ta ongi halb, on ju. Ja see on nii põnev mõte. Ma arvan, mina olen ka selline. Ma kindlasti hästi paljudele ei meeldi. Ma olen alati mõelnud seda, et ma arvan, et ma ise olen ka selline, et kas see, et ma nagu vahel ütlen suht otse asju, et nagu ei jaksa mängida neid mänge, Aga miks sa arvad, et see ei meeldi? Ma ei tea, mõnele võib-olla ei meeldi väga, mõni inimene ei kannata. Mõni tuleb endale ka vahepeal nagu kriitikat tegema või ütlema, siis mõtled, aga tegelikult on see okei, jälle koht, kust õppida. Või siis teiste vigade pealt on ka väga huvitav õppida. Kuidas see käib? Näed mingit sitta tööd või näed mingit olukorda, kuidas mingi inimene käitub, siis mõtled, et tegelikult oleks kena, kui ise nii ei teeks. Jah, vahel ununeb jälle ära kõik. Jah, me oleme kõik inimesed. Nagu see haugi mälu, tead, 5 sekundit. Kuule, aga me rääksime ennast otsa, et pärit Lõuna-Eesti kandist, et kuidas üldse Pärnumaale jõudsid? Ringiga, mul väga hea sõber ja sõbrad elavad Türi Allikul. Kui nad peaks seda kuulama, siis tervitused neile, sest nemad on ka üks minu elu osa hästi olulised inimesed on. Aga see konkreetne sõber Monika, tema elab nüüd Ameerikas. Ja siis sai siia Pärnusse ikka käidud ja siis täitsa tuli tööpakkumine ja siis ma nagu tulingi. Aga see pakkumisega oli ka vahva see asi, et ma juba olin kõik uksed peaaegu seal kinni pannud Türi Allikul, et nüüd tulingi juba Pärnu ja siis öeldi, et ei. Ja siis ma mõtlesin, et mis mõttes nagu. See nagu ematas algul ära, aga ei, kõik läks hästi. Et algul nagu pandi uks kinni uuesti, aga siis läks kõik ikkagi hästi. Ta samas kohas kõigepealt. Ja öeldi ei, No ikka ma ei oska öelda, inimesed ebakindlad või mis iganes, vaat. Aga said sinna sama... Ja, ikka, ja. See ei ole väga tavapärane. Kuidas sa ennast siis sisse nihverdasid? ei tea, lihtsalt käisin võib-olla rääkimas või midagi. Okay. Aga see, ma tulin koos suure tormiga, siis kui see jaanuari torm oli. 2005. 2005 oli see, jah. Sellest saati olema siis Pärnus.
kuna ma olen kuulnud, siis ma olen küsinud ka erinevatelt külalistelt, kes on Pärnusse tulnud või Pärnumaale tulnud. Et aeg-ajalt räägitakse, et pärnumaalased on kinnised ja ei võta väga hästi omaks. Ma olen kuulnud nii ja naa, võib-olla ma küsin rohkem inimeste käest, kes nagu ei saa sellega nõustuda. Et kuidas sina enda nahal nagu tunnetad või kuidas sulle nagu näib, et kui avatud on pärnumaalased? Issand, kui imelik küsimus. Ma ei tea, ma hakkan sellest pihta, et kui ma ise olen nagu normaalne ja suhtlen inimestega kenasti, siis tegelikult on nii, et kui sa naeratad, siis ta peab ikka väga nõme olema, kui ma vastu ei saa positiivset emotsiooni. Aga ikka saab, et ikka endast oleneb hästi palju. Mina olen jälle sellist juttu kuulnud, et kõik siunavad Pärnu haiglat. Nii. Noh, et umbes nii paha teenindus ja asi seal ja no ma puusaoperatsioonil käisin. No operatsioon oli küll hästi keeruline, raske, see osa oli seal paha. Aga see, mis peale seda toimus, see oli nagu hotellis. No mul oli ikka väga meeldiv ja väga lõbus seal olla. Et jah, nii ongi. Kui ise oled okei ja mõistlik, siis kuule, kõigiga saab jutule. Töödega on ka vahel niimoodi, et mingid inimesed, et ei ära mind pildista või midagi. On neid olukordi mul juba see aasta mitu olnud, et ei, meie ei taha. Ja siis näitad seal kellelegi kaameras pilti või midagi. Sekretär kirjutab, ei nad ikka tulevad ka. See on nii armas, muidugi tulga. Ilusad inimesed, miks nad ei võiks pildile tulla, et ikka teeme pilti. Et hästi palju ikka oleneb sellest, kes sa ise oled. Mõnel inimesel on igal pool paha olla. Minu lemmikpood on kodu väike Maxima pood. Kui palju ma näen seal olukordi, kuidas inimesed lähevad ja siunavad neid müüjaid. No kaus olla, millest ta süüdi on, ega müüja ju ei korralda seda. Talle on ette antud mingid reeglid, mida ta peab järgima. Mis sa lähed ja karjud tema peale? Küsi mingi kõrgema ametniku telefoninumber, kui sul väga paha tuju on. Et mulle nagu selline asi ei meeldi. Et jah. Jah, see on hästi kurb, aga mul tundub, et see lihtsalt näitab kohati meie inimeste endi sellist nagu haiget saamist. Ja mulle nagu näib, et inimene, kes on nagu mentaalselt terve, et tal ei ole vajadust teist inimest nagu maha teha. Ja siis ma mõtlen, et aga kui ta teeb, et kui palju ta on ise nagu haiget siis saanud, et see on kuidagi mul nagu teistpidi kurb vaata jälle. Ma arvan küll, et see nii nagu sa ütlesid, et tal endal ei ole kõik nagu korras, et tal endal on midagi halvasti. No muidugi selles mõttes ma olen nõus, siin tahaks kindlasti nii mõnigi kuulaja öelda, et aga see ei anna õigust teise peale karjuda. Olen nõus, ei anna, aga kui ta lihtsalt ei tulegi toime sellega, siis on kuidagi see koht, kus ma mõtlen, kuidas siis teda toetada hoopis on ju. Jah. Tõid välja, et oled ka endaga nagu tööd teinud, eks ju, ja üks võimalus selleks on see käsitöö olnud, et sa teadlikult enda sisemise minaga pole tegelenud, just kui mul jäi mulje, aga... No teadlikult on ikkagi niimoodi, et kui nagu teed midagi või ütleme, et enne kui magama lähed, tuleks ikkagi oma mõtted selgeks mõelda, tuleks oma peas kord teha. Et no ma ei oska neid seletada, nii moodsad inimesed, nii moodsad haridused ja nad räägivad sellest väga peenelt ja väga täpselt. Mina on ju maakas, ma räägin täiesti tavaliselt, et nii nagu asi on. Ja tegele oma mõistusega, et mõtle oma mõtted sirgeks ja ära mine vihasena magama näiteks, kas või see. Või ärka tänulikuna, ole lihtsalt tänulik, et sul on jälle üks päev, kus sa saad ise kõndida ja käed liiguvad ja silm näeb ja vahetevahel, kui meil see on nii hea kõik ümberringi, nagu selles mõttes nagu tõesti see võrdlemisi lähedal heaolu ühiskonnale, et siis nagu see põhiväärtused, see sama, et sa ärkad ise üles, sa saad omal jalul liikuda, sa näed päikesepaistet, et need nagu kaovad ära just, kui me võtame neid asju kui iseenesest mõistetavana, sest et see on ju alati olemas olnud ja nagu justkui ei näegi, et peaks teistmoodi olema, on ju. Et mu jaoks on nii õige asi, mis see välja tõid, et lihtsalt see elementaarne asi, mille peale võiks mõelda, et aitäh selle eest, on ju. Ja tänutunne kindlasti. No mõeldes, mis elu ma olen elanud ja et tervis ei olegi kogu aeg olnud lill, ei ole praegu ammugi lill, et tegelikult ikkagi tuleks tänulik olla, sest ma näen ju inimesi, kellel on palju halvem. Ma nägin isegi ringrajal neid viimati.
lihtsalt ratastooliga veeres sinna. Mina ei tea tema lugu, aga ju ta seal võib-olla juhendas kedagi või toetas kedagi oma inimest, et ega noh, lihtsalt ütlen tänutunne on see, mis inimestel kaob hästi ruttu ära, kui neil natukene juba parem hakkab, et jah. Ja mul tundub, et need inimesed, kes on mingi nii-öelda paugu elus läbi elanud, mis iganes traumaatilisi kogemuse, et nendel on nagu rohkem seda mõistmist selle tänutunde osas, et kui oluline see tegelikult on, kui üürike see elu päriselt olla võib nii-öelda. Jaa. On nii kurb, et me peame selleni jõudma läbi mingi trauma. Vot ei tea jah. Ja siis minul on elus, ema on öelnud, et ma vist sündisin pühapäeval, et need pidid õnnelikud lapsed olema. Mina arvan, et mina olen küll väga õnnelik, et minu õnn on see, et mu elu on mind viinud kokku, ma ei tea, super ägedate inimestega nagu, et isegi kui nad on ka kõige lihtsamad ja tavalisemad inimesed, mis suurem osa ongi, nad on nii ägedad ja toredad. Nad on sellised head inimesed, et mul on elus olnud õnne nagu päriselt hästi toredate inimestega. Et mitte tööalaselt ja tööalaselt, et see on nagu minu jaoks hästi-hästi oluline. Ma ei ole selline hull sõbrannataja ega mingi selline, et lähme nüüd istume kohvikus ja sorry, mul ei ole igav, palun vabandust. Ma ei viitsi seal kohvikus istuda. Mul on nagu, lihtsalt igav on ka, niisama oled on ka tore olla, et aga head inimesed mu elus on ja mul on hästi palju häid inimesi. Ma tohutult palju tunnen sinu jutus ennast ära kogu selles nii-öelda olekus nii-öelda ja selles maailma tunnetuse tajus. Aga see on ka see koht, kus mina nagu aeg-ajalt mõtlen, et mõni vaatab, et ma olen natuke nagu teiselt planeedilt. Et sa tundsid vist ennast selles kohas ära. Et kuidas sina nagu selles osas, et kui ma kujutan, et sa ka aeg-ajalt lihtsalt tänaval kõnnid ja naeratad oma ette, sest et sa tegelikult ka tunned tänutunnet sees on ju. Ja siis võib-olla mõni teine mõtleb, et okei, see on vist küll mingisugune kandidaat kuskil kinnises asutuses, peaks olema, on ju. Et kui palju sind see on mingit hetkel nagu morjendanud või puudutanud või mina olen nagu enda sees küll aeg-ajalt tundnud, et issand, ma vist on ikka päris veider, et ma nagu kohati nagu ei sobitu selle maailma sellisesse, ma ei oska öelda raamidesse aeg-ajalt, on ju. Et kuidas sinu selles osas nagu tunnetad? Jaa, hästi lööb see välja siis, kui mingid hästi peened üritused ja fansid inimesed. Siis ma küll mõtlen, et kell on lihtsalt hea maakas olla. et rikas on ikka raske olla, mõtlen. Ei tea, ei pruugi. Ei, kas just nüüd niimoodi, aga ma vahel nagu vaatan, kuidas inimesed panevad rõhku, hästi palju rõhku nii ebaolulistele asjadele. Et võtame kas või suhe või sõprussuhe või naabrisuhe või mis iganes. Sa võiksid lihtsalt kena olla ja vahel olemas olla ja küsida vahel, kuidas läheb. Et vahel ma tunnen ja, et ma olen kuidagi vales kohas või. Et ma hästi armastan inimesi tegelikult vaadata ja nagu mõelda, miks keegi on selline, nagu ta on või miks ta midagi teeb. Või nii äge inimesi vaadata, jälgida. Et see on nagu hästi huvitav. Ja siis mulle meeldib teise asjana veel nagu mitte akendast sisse piiluda, aga mõelda, et iga selle akna taga on mingi lugu, mingi elu toimub seal, et midagi on seal hetkel ju käsil on ju. See mõtlen huvitav, mis seal hetkel toimub, kas seal on mingi harmooniline õhkkond või on seal mingi nagu kodutüüli, ega ju ei tea on ju. Igal korteril või igal aknal on oma lugu nii-öelda. Jaa, kindlasti. Tegin kunagi akende uste pildi. Seal üle maailma nagu sõbrad tuttavad saatsid oma pilte. See oli nii äge pilt. Tegin nagu ta üheks suureks majaks. Siis ka mõtled, et jah, ma arvan, kohe kindlasti käis mul neid mõtteid läbi, et mis lugu on selle uksega või tegelikult mõni kirjutas ka, mis lugu on tal selle ukse või aknaga, nii äge. See oli nüüd lihtsalt sinu jutu jätkuks. Ja vaat, et mul tundub, et need samad elementaarsed asjad, millele nagu rõhku pöörata teadlikult või tuleb see lõpuks ka iseenesest, et algul võib-olla on see teadlik, et ma nüüd pööran rõhku tänulikkusele ja sellele, et mis on nagu päriselt tähtis, aga lõpuks on see nii nagu enda osa, et nagu ei oska teistmoodi. Ja siis mul nagu näib, et ongi palju lihtsam tänaval lihtsalt naeratada ja ma arvan, et 90% on ikkagi see, kui ka vastu naeratatakse.
et isegi siis, kui see ei ole nagu kellelegi suunatud, on ju, aga inimene lihtsalt nagu nakatub sellest heast energiast, eks ju. Et see on nii väike asi, mida ise ära teha, mis tegelikult seda maailma nii palju ilusamaks loob. Minul on hästi palju öeldud, et ma näen sinna kuri välja. No muidugi, kuulge, kui sa oled sündinud süsi mustana, mustad silmad, mustad prillid ka veel ees ja ma ei ole nagu selline otseselt selline naerataja tüüp, et ma käin ja naeratan kogu aeg hihihi, ma nagu selline ei ole, aga sisemiselt olen ma küll hästi tänulik ja õnnelik, et ma vahel lihtsalt ei jaksa naeratada, no mis teha, need lihased on treenimata. Ma ei tea, ma ei usu seda. Tänase saate jooksul sa oled mitmeid kordi siin naermalasu nagu hakanud, on ju, et ma nagu ei taha sellega hästi nagu nõustuda. Mis ajal sa juukseid punaseks värvisid? Ma mõtlen, kui meil lapsed lasteaias olid, siis sa vist ei olnud veel päris punapea ju. Vist ei olnud. Päris julge värv on ju. Äkki tuli, ma arvan ka äkki nüüd mingi, millal nad olid meil lasteaias? Jumal ammu tagasi juba, 18 saavad vist nüüd või vähemalt üks neist. Kuule, siis võis olla 15, 10 aastat tagasi vist kindlasti, võib-olla natuke rohkem. No selles värvis on elu, noh. Tänaval vaatad inimesi, siis mõtled, et kas tõesti poes ei müüda värvilisi riideid või ise nagu arva käin, aga näen, et on täitsa värvilisi asju müüakse. Aga ikka must, valge, hall, noh. Ja olles ka autojuht ja tuleb pimedam aeg või ongi hämaram, väga raske on märgata inimest, kes on tume, väga raske on märgata. See tõid õige tähelepanu punkti nii-öelda helkurid oma aja välja otsida, augustus on juba pimedad. Jaa, see on hästi oluline. Aga rääkides veel fotografeerimisest, tuleb sul praegu puusalt mõni eriti siuke vahva lugu, mis on mõne üritusega olnud või mõne inimesega või mingisuguse nii-öelda, kuna see on ka viimane küsimus, ma rohkem sind täna siin ei pinni, on ju. Et minu arust on meil väga hästi erinud selle kohta, et sul pole midagi nagu öelda, on kuidagi praeguseks hetkeks üle 40 minuti räägitud nagu ludinal, on ju. Aga hea, et mõni selline lugu mõne sündmusega või inimesega seoses, mis kohe niimoodi puusalt meelde tuleb, et okei, see kargas nüüd küll pähe. Ma ei teagi, nüüd viimane kord olin ringrajal, siis istusin mingi 2 vanamehe juurde seal tibutas, siis nagu tore oli rääkida nendega. Vaatasime inimesi ja rääkisime juttu, nii äge oli. Ma tol hetkel ei pildistanud, kaamerad olid lihtsalt mu kõrval, aga ma ei oskagi öelda, peaaegu iga kord on üsna tore, kui nagu inimestega rääkima hakkad ja natukenegi kuulad neid. Kas või natukenegi kuulad, siis on juba vahva. Muidu otseselt seiku ma ei oskagi öelda. Aga üsna tihti on siin päris lõbus ja tore olla. No vot, see on see, kui nad on sul iga kord üksed erilised, eks ju, iga moment nii-öelda, kui sa oled kohal, siis see ongi eriline. Siis ongi väga keeruline välja tuua mingit ühte kindlat momenti on just, et need kõik on midagi pakkunud. Hästi eriline ongi siis, kui näed, et see pere, kelle juures sa oled, et sa tunned, et neil ongi kuidagi hästi tore suhe ja nad hoiavad teine teist või see üritus, kus sa lähed, et see inimene, kes seda korraldab, see on äärmiselt meeldiv inimene, et näiteks nagu, mis kõige suurem oli viimane Ansalaat oli, et seal ju nii palju inimesi, aga seda korraldustiimi oli nagu hästi sümpaatne oli nendega seal olla. Ja minul ikka lähtub ja kõik sellest, et kuidas on need inimsuhted on, et ma lähen kinni, kui keegi on kohe muga kuri või tõrges või nõme, siis ma lähen kohe kinni, ma ei oska öelda, nagu mingi klapp tuleb ette. Ma ei tea. Nii tore, et ma täna olin avatud ja sõbralik. Klapp ees ei olnud. Ei, sul ei ole klapp ees. aga võtame selle mõnusa momendiga täna siis ka kokku. Ja kui nüüd keegi mõtleb, et tahaks ka enda pere juurde pildistama kutsuda, siis tuleta palun meelde, mis lehe pealt sind leida võib Facebookis näiteks. Facebookis olen fotograaf Karmen Kärg. Selge. Seal on mu blogi ja seal on kõik andmed. Kuule, siis võtamegi täna kokku. Aitäh sulle, Karmen, väga tore oli. Aitäh sulle, Regina.